räägime just uuest põnevast asjast, virtuaalaku. Mis asi see on? Virtuaalaku elektripakett on turul kõige uuem elektripakett, mis lansseerus siis Alexelas oktoobri lõpus ja see on selline lahendus, mida väga paljud kliendid on oodanud väga kaua. Ehk siis me pakume tegelikult erakliendile võimalust saada osa füüsilise aku eelistest, aga ise ilma akut soetamata. Ja selleks ei pea tegema mitte midagi muud, kui liituma siis Alexela elektripaketiga Alexela veebis. Sa saad kuutasu eest tarbida siis meie virtuaalakut, ehk sa kodus füüsiliselt akut ei oma, küll aga omab Alexela akut sinu eest. Ja sina saad siis tegelikult osa kõige madalamatest börsihindadega hetkedest ja sellel hetkel, kui näiteks börsihind on väga kõrge päeval, siis sina saad oma virtuaalakust tarbida odava hinnaga börsielektrit. Ehk siis põhimõtteliselt väga lihtsa paari klikiga sõlmides virtuaalaku elektripaketi saad sa juba kasu madala börsihindadega hinnaperioodidest. Kas see kuutasu ei söö ära seda hinnavõitu? Sellega on selline lugu, et kui sa päriselt peaksid endale akku ostma, eeldame, et sul on ka päikesepaneelid, siis tegelikult see investeeringu suurus on juba mitu tuhat eurot. Et kui võrrelda seda nüüd virtuaalaku elektripaketiga, kus kui näiteks sa vaatad, et sulle see lahendus ikkagist ei sobi, et su tarbimine on näiteks liiga väike või sa ikkagist tahaksid oma hinda fikseerida, siis sa saad tegelikult oma paketi ära vahetada. Kui sa päriselus tegelikult akku ostad endale ja päikesepaneelid paigaldad, siis nii lihtne see asi ei ole. Lihtsalt homme otsustad, et täna pole enam vaja ja siis tegelikult oma investeeringut sa niipidi tagasi ei saa. Kellele see asi sobiks? Kellele see mõeldud on? Jah, et tegelikult virtuaalaku elektripakett sobib eelkõige suurema tarbimisega elektrikliendile. Ehk siis, kui sa näiteks elad eramajas või ridaelamus, sul on suur pere ja su elektritarbimine ikkagist ulatub üle 10 megavatt-tunni aastas. Ehk väikeste klientide puhul, et kui sa näiteks elad korteris, siis see pakett ei ole sulle. Aga pole hullu, et Alexelal on ka teisi elektripakette. Sellepärast, et suure tarbimise puhul ka see räägitud kuutasu osutub mõistlikuks. Et väikeste tarbimisega klientidele, näiteks ühetoaline korter, siis lihtsalt see kuutasu on juba enamik su elektriarvest, et siis me seda paketti sulle ei soovita. Kas te olete jõudnud ka välja arvutada, mis võiks selle virtuaalaku kliendi, see aastane või igakuine rahaline võit olla, kui ta sellega liitub? Seda me hetkel veel nii täpselt öelda ei oska, puhtalt sellepärast, et elektriturg läks ju üle siin oktoobri alguses, septembri lõpus 15 minuti börsihindade peale. Ehk siis tegelikult turg on muutunud palju volatiilsemaks, ehk elektrihinnad kõiguvad palju rohkem, sellepärast, et hind muutub tihedamini. Ehk siis näeme kõik, kui suur see võit saab olla siis jooksvalt koos juba paketis liitunud klientidega. Aga kujutame ette, et keegi otsustab, et talle ikkagi see ei sobi. Kas siis tuleb hingehinda ära maksta? See on väga hea küsimus ja tegelikult ma võin julgesti välja öelda, et selle paketi puhul võid sa paketi lõpetada või muuta täiesti ilma lisatasudeta. Proovid ühe kuu, vaatad, võib-olla see pakett ei ole ikkagi sina jaoks, aga sa saad selle lepingu kohe muuta või siis ümber vahetada mõne teise siis Alexela valikus sobiva elektripaketi vastu. Nii et igal juhul proovida ju võib, kaotada ei ole midagi. Täpselt nii.